Tuleviku ühiskond vajab juba täna uue põlvkonna tippspetsialiste, kelle ülesanneteks on kavandada keskkonnasäästlik ja energiatõhus tootmine, arendada välja arukatel süsteemidel rajanev elu- ja töökeskkond, luua tõhusamad ravimid ja täiesti uut tüüpi kütused ning juhtida ettevõtete innovatsiooniprotsesse. Kõik Virumaa kolledži õppekavad arvestavad kaasaegse õppija vajadustega ning on välja töötatud koos juhtivate tehnoloogiaettevõtetega. Uuri lisa õppimisvõimaluste ja erialastipendiumite kohta ning tule õppima. Tere õhtust ja tere tulemast Virumaa kolledži äriinfotehnoloogia magistriõppe infoõhtule. Mul on väga hea meel teid siin kõiki näha. Mina olen Anneli Joone ja olen Virumaa kolledžis kommunikatsioonijuht ja tänase magistriõppe infoõhtu siis ka moderaator. Ja teen lühidalt väikese ülevaate sellest, milline tänane infoõhtu välja näeb. Sõna saab esmalt Tallinnast IT-teaduskonnast programmijuht Gunnar Piho. Gunnar Piho järel me anname sõna siin stuudios meie teise kursuse tudengile Karle Nuttonelile, kes siis räägib, kuidas õpingud sujuvad. Meil on ka siis infoõhtule kaasatud ettevõtjad. Viru Keemia grupist on Tea Likmäe ja Ivan Šapran ja Eesti Energiast Aivo Kangilaski. Et kuuleme siis nende käest, miks on just vaja selliseid äriinfotehnoloogia valdkonna spetsialiste. Õppimisest ja vastuvõtust Virumaa kolledžis räägib meie direktor Mare Roosileht. Ja sellise ainulaadse võimaluse ja esmaesitluses on meil väike videotuur kolledžist. Ehk kõigil, kes siis täna osalevad, on võimalus meie kolledžisse sisse astuda ja vaadata, mida teevad meie tudengid ja kuidas nad siin õppivad. Ja kui see osa on läbi, siis on võimalus kas nüüd chati kaudu kirjalikult või siis suuliselt esitada meile ka küsimusi ja saab ka kohe vastused. Mõned tehnilised teemad ka, et teile teadmiseks, et kogu infoõhtu me salvestame. Ja see on hiljem ka järele vaadatav, et siis saate koduleheküljed vajadusel veel üle kuulata ja need, kes ei saa osaleda, saavad siis ka vaadata. Ja minu poolt ka palve, et need, kes hetkel ei räägi, kontrolliksid, et nende mikrofonid oleksid kinni, et siis rääkija oleks hästi kuuldav. Minu poolt praegu kõik ja Gunnar Piho, ma annan teile programmijuhina siis sõna. No nii, tere kõikidele. Et me 2 aastat tagasi alustasime siis sellist äriinfotehnoloogia magistrikava õpetamist pilootprojektina Kohtla-Järvel, siis Virumaa kolledžis ja nüüd siis sellel aastal on meil esimesed lõpetajad. Mul on tõsiselt hea meel, et tookord 8 alustajast, täna 7 on jõudnud lõpusirgele ja me vähemalt loodame ja kõik märgid näitavad, et nad lõpetavad. Nüüd lühidalt sellest äriinfotehnoloogia õppekavast, et mis on selles õppekavas teisiti, mille poolest ta erineb? Minu teada kõikidest Tehnikaülikooli õppekavadest ja mille poolest ta erineb siis ka minu meelest väga paljudest õppekavadest, magistrikavadest Eestis, aga ta kindlasti ei erine, ütleme selliseid sarnaseid õppekavasid maailmas on päris palju. Ja ma tean vähemalt, et Taani Tehnikaülikoolis on enam-vähem sama mudel. Ja see mudel, mis meil siis on see, et meil üliõpilased vastutavad ise selle eest, mida nad õpivad, mida nad valivad. Ehk siis meil ei ole kohustuslikke aineid. Meil on ainult üks kohustuslik aine, see on 30 EAP suurune lõputöö, magistritöö. Aga me seda 30 EAP-d anname ka veel kätte niimoodi jupikaupa, nagu ta on kombeks ka mitmetes Euroopa ülikoolidest, kus ma olen snitti võtnud. Et kõigepealt juba esimesel semestril hakkab üliõpilane oma lõputööga tegelema, vähemalt ta peab teadma mingisuguseid huvisid ja selle esimese semestri jooksul me kutsume seda magistriseminariks 1, teeb ta vähemalt mingisuguse sellise kirjanduse ülevaate, kirjanduse analüüsi ja kavandab laias laastus oma lõputöö teema, mida ta või millisesse valdkonda ta tahab minna.
kas see valdkond on siis infosüsteemide kavandamine või infosüsteemide testimine või on see andmeanalüüs või arukad süsteemid või ettevõtte automatiseerimine või on tegemist äriprotsesside analüüs ja nende kavandamine ettevõttes. Et need on kõik sellised, mida me ei kirjuta üliõpilasele ette, me jätame talle valida. Ja nüüd selle esimese aasta jooksul me tahame ka siis, et ta põhimõtteliselt kavandab ära selle oma õppekava, et milliseid aineid ta võtma hakkab. Ja nagu siis juba öeldud on see, et kõik need ained, mida ta võtad, on sellised valikained. Meil on kokku 4 moodulit, meil on matemaatika moodul, 2 ainet peab sealt valima, põhimõtteliselt seal on minu teada valikus 9, on pandud niimoodi, et on matemaatikat nii nendele inimestele, kes hakkavad tegelema andmetega, loomulikult sinna kuuluvad siis statistika ja mitmemõõtmelised mudelid ja edasi on meil matemaatika ka nendele inimestele, kes hakkavad infosüsteemidega tegelema, sinna kuuluvad loogika ja teadmiste formaliseerimised ja meil on matemaatika, mida läheb siis vaja nendele äriprotsesside analüütikutele ja kavandajatele, et graafiteooria ja Petri-võrgud ja et kogu selle ja täpselt analoogiline siis nagu matemaatika on meil ka 3 ülejäänud sellist plokki. Üks on siis infosüsteemid, selline üldine infosüsteemid, kus sa lihtsalt õpid ja validki neid asju, mida sa tahad, mis sulle huvi pakuvad, olgu see siis infosüsteemide või infotehnoloogia projekti juhtimine, olgu see IT-strateegia, olgu see IT-ülalhoid, et selliseid IT-juhtimine. Edasi on üks plokk, on selline majandus, et kui me õpime äriinfotehnoloogiat, siis täiesti selge, me peame aru saama majanduse nendest toimimise mehhanismidest ja saate seal siis valida erinevaid majanduse aineid, jälle just neid, kus te tahate ennast arendada. No ja siis on veel, ütleme, selline erialaplokk. Meil on 3 spetsialiseerumist, sellist laias laastus, ma juba neid ka mainisin. Üks on siis infosüsteemide analüüs või infosüsteemide analüüs ja arhitektuur, ja teine on siis äriprotsesside analüüs ja arhitektuur või ärianalüüs ja äriarhitektuur ja 3. on siis andmed ja arukad süsteemid, et sinna kuulub siis kõik see suurandmetega ümberkäimine ja sellised asjad. Ja sellest erialaplokist siis on vaja saada endale 4 ainet. Aga seda spetsialiseerumist ei pea nagu väga karmilt valima ja me nagu ka väga ei ütle teile, et mismoodi, et need piirid on sellised suhtelised hägusad ja tavaliselt te defineerite magistritööga ära selle, milliseks spetsialistiks te ennast kasvatate ja lubatud on kaasa arvatud sellised asjad, et kasvatad ennast näiteks hoopis keeletehnoloogiks. Et ka need on võimalikud, et me leiame need asjad. Nüüd teine väga oluline asi, erinevus kõikidest teistest õppekavadest on see, et kui tavaliselt on õppekavades vaba ainet kas 6 või 12 EAP-d, siis meil on 30 EAP-d, terve semester. Ja seda on täiesti teadlikult tehtud, mitte selleks, et te valiksite kehalist kasvatust ja pallitantsu ja bridžimängu, vaid selleks, et te saaksite rahulikult minna suvalisse Euroopa ülikooli. Me eriti soovitame minna kas Müncheni tehnikaülikooli või Praha tehnikaülikooli või siis Eindhoveni tehnikaülikooli, ka Lausanne'i tehnikaülikool Šveitsis, Taani tehnikaülikool, veel TEHI on Iisraelis ja Prantsusmaal Pariisis on meil veel École Polytechnique, et kui te natukene seda Euroopa IT-haridust ja inseneriharidust teate, siis näete, et ma lugesin siin ette absoluutse koorekihi, kuhu me
järjest rohkem ja rohkem tahame nagu kanda kinnitada, oma tudengeid sinna saata. Nüüd just nädal tagasi kirjutasin jälle soovituse ühele üliõpilasele, kes läheb Taani Tehnikaülikooli, eks ju. Ja see elu meil käib. Nüüd veel üks uuendus või selline erinevus siis on ka see, et meil on võimalik õppida töökohapõhiselt. Et põhimõtteliselt on võimalik esimese aasta jooksul kavandada endale 4 töökohapõhist ainet ja 5 on veel selline meeskonnaprojekti juhtimine, kus te vajadusel saate magistri või neid bakatudengeid endale, kes aitavad teil siis kas programmeerimise või arenduse või mingi asjaga teie vajalik asi ära realiseerida. Et selline, et saate ka praktiliselt katsetada arendusprotsessi juhtimist väikeses meeskonnas. Ja ma vaatan, et minule antud 10 minutit on läbi ja ma enam-vähem pidasin sellest kinni. Ja igatahes minul on väga hea meel, et me 2 aastat Kohtla-Järvel alustasime. Teil on Kohtla-Järvel natukene teistmoodi õppimine, teil on siin sessioonõpe, aga see ei tähenda seda, et ei või võtta aineid Tallinna õppekavast või aineid suvalistest teistest ülikoolidest Eestis ja Euroopas. Aitäh teile! Suur tänu Gunnar Pihole, et kui me oleme siin kõik teemad läbi käinud, siis saab esitada ka Gunnarile küsimusi. Ja nagu ma siin enne ütlesin, on võimalus meil siin küsida otse meie teise kursuse tudengid, kuidas tal õpingud lähevad. Ma kutsun siia Karle Nuttoneni. Karle, sa oled nüüd meil teise kursuse tudeng. Sa oled juba lõputööd kirjutamas. Ja. Nii. Aga kirjenda, kuidas õpingud siis Virumaa kolledžis välja näevad? Õpingud, väga toredad, aga ma arvan, et sa ei küsinud seda. Et õpingud näevad siis välja selliselt, et õppetöö toimub sessioonõppena, ehk siis üle nädalavahetusel alustame siis reedel kella 3 ja lõpetame pühapäeva õhtul õpingutega. Et vahepeal on need unetunnid ka, aga üldjuhul õpime ikkagi. Ja õppetööd on võimalik ka läbida siis läbi virtuaalselt, nagu me oleme seda terve aasta teinud juba ja rakendasime ka sügissemestril seda hübriidõppevormi, et osad olid kohal, teised olid teisel pool ekraani ja siis õppejõud oli, kas oli kohal või oli teisel pool ekraani. Et minust on väga kihvt niimoodi ja see annab töötavale inimesele sellise vabaduse seda magistrikraadi omandada, et ei ole vaja töö juurest võtta vabaks ennast või mis iganes, et ta muudab selle õppimise natukene mugavamaks. Ja kui ma küsin su käest, et miks sa siis valisidki just Virumaa kolledži äriinfotehnoloogia magistriõppe, et kas oli üks põhjused, et sa saad seda töö kõrvalt teha või veel midagi? Kindlasti, et üks põhjus oli selles, et saab seda töö kõrvalt teha, et nädala sees tööd teha, nädalavahetusel õppetööd, et kogu aeg töö. Aga mina isiklikult ei oska sellele küsimusele nagu väga hästi vastata. Et kindlasti see õppemeetod on väga hea, aga mina lihtsalt tundsin, et ma pean ennast täiendama. Aga miks peaks õppima äriinfotehnoloogiat? Et kellele see sobib? Kellele see sobib, ma vastan kõigepealt. See sobib kõikidele inimestele, keda huvitab, ütleme sellised homsed tehnoloogiad, ja kas siis ärilise või IT-valdkonna poolsed tehnoloogiad. Aga kindlasti, miks äriinfotehnoloogiat õppida, minust Gunnar tõi just väga hästi välja selle, et üks kohustuslik aine on ja ülejäänud on täiesti vaba, et sa õpidki seda, mida sa tegelikult ise tahad ja valmistadki iseenda selle õppemooduli ette selliselt, nagu sa heaks arvad, et mida sul vaja on õppida. Et ta annab sihukese mõnusa vabaduse selle õppimise juures, et see magistritöö, see on igal pool üks, aga sa saadki valida andmeteadusest, mingid valdkonnad ärilisest teadusest, ärivaldkonnas mingid asjad, et sul on täiesti vabad käed oma õpet siis juhtima. Okay, et ma juba siin mainisin, et Karle kirjutab oma lõputööd.
aga võib-olla sa äkki teistele reedad ka, et millised need uued teadmised on, mida sa siis õpingu jooksul oled omandanud? Teadmisi on tegelikult väga palju, kui aus olla, et mida mina olen isiklikult omandanud, et minul eelnevalt puudus üldse, ütleme, teadmine andmetöötlusest, andmekorjest, masinõppest, et ma olin nagu nende fancy'de sõnadega kokku puutunud, aga olin kuulnud neist, aga nüüd ma puutusin nendega väga täpselt kokku, et väga kasulik informatsioon ja mu lõputöö ise on seotud hästi palju sellise masinõppega, sest see tundus mulle hästi lahe, võiks öelda, et mida rakendada ja katsetada siis erinevates valdkondades. Ja kindlasti veel uued teadmised ärilises valdkonnas, et mida ei pea ainult kasutama selles äriettevõttes, vaid ka igapäevaelus, et finantsplaneerimine ja kõik see muu asi, või kuidas inimesi juhtida. Et see on, ma arvan, tänapäeval meil kõigil kodus on vaja inimesi juhtida, et see on ainult kasulik. Nii, aga 10. mail sa oma lõputöö esitled, et äkki reedad meile, mis sul see teema on või pealkiri? Teema? Ma ei reeda pealkirja, ma toon siis teema, ütleme sisu natukene esile, et sisuks on, ma uurin siis tööstusrobotite programmeerimist masinõppega, et vaadata, kas masinõppe suudab seda asja teha kiiremini kui inimene ja kui palju siis see hoiaks aega kokku mingite tööstusliinide disainimisel ja projekteerimisel ja programmeerimisel, et kas see oleks ettevõttele kasulik või mitte, et vaadeldes siis praeguste või ütleme siinset Ida-Virumaa piirkonda, kus tööstus läheb juba digitaliseerimise poole, robotiseerimise poolele, siis see on nagu väga tähtis, ma arvan. Väga põnev, et jään ootama, et su järeldusi siis pärast lugeda. Yeah. Aga lõpetuseks ma küsin sult sellise küsimuse, et 2 aastat nüüd magistriõpet, et midagi väga sellist põnevat või huvitavat, mis sul nagu on meelde jäänud? Kõige põnevam ja kõige huvitavam oli kindlasti esimene semester, kus me võtsime kõik 8 3 ainet, matemaatiline andmeanalüüs, andmekorje ja masinõppe. Nad on kõik ühe suunaga valdkonnad ehk tegelevad andmetega, aga igas aines on oma terminoloogia. Et kui sa läksid tundi, sa enam tegelikult aru ei saanud, mis tunnis sa oled, mis terminid sa peaksid kasutama, et lõpuks olid need pudru ja kapsas, aga me tulime sellest, ma arvan, päris võidukalt välja. Väga põnev. Aitäh sulle! Aga palun! Nii, see oli siis meie väike intervjuu meie tudengiga. Järgmisena ma annan sõna meie siis ettevõtjatele, kes meiega liitusid, et kes räägiksid omalt poolt, miks just infotehnoloogia valdkonna spetsialisti oleks vaja. Ja kõigepealt on sõna Viru Keemia Grupil. Meiega on liitunud Tea Allikmäe ja Ivan Šafran. Palun! Tere! Mina siis Tea Allikmäe, Viru Keemia Grupi personalijuht ja tere, armas magistriõppe huviline. Et kui sa nüüd kuulad praegu otse, oled sa ikka eriti tubli, aga kui sa juhtud seda infotundi veidi hiljem vaatama, oled sa ka väga tubli. Kas tead sina mõnda valdkonda, kus infotehnoloogiat pole vaja? Ausalt, mina ei tea, kohe ausalt ei tea. Poes käies maksad kontaktivabalt, lapsed õpivad koolis juba pikemalt aega distantsil. Digilahendused on abiks, koju võid endale tellida mida iganes ja kust tahad. Loetelu on tegelikult lõputu. See on sihuke igapäevane ja olme, aga VKG targad töötajad on loonud nutika tootmise. Me juhime protsesse distantsilt, aga sellest räägib meie IT-juht Ivan Šafran veidikene peale mind ja lähemalt. Ja
Iga töö ja pingutus väärib tasu. Viru Keemia Grupp on juba mitmed aastad, tegelikult rohkem kui 10 aastat panustanud tudengite stipendiumitesse ja meie magistriõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot. Siin pildi peal näete veidikest ajalugu mitmete aastate stipendiaatidest. See üritus on pidulik Tehnikaülikoolis aulas, arengufondi stipendiumid ja mina soovin teile, et tehke see valik, pingutage ja teie pingutus saab väärilise tasu, kui kandideerite stipendiumile, olete tublid, saate stipendiumi, aga te õpite eelkõige enda jaoks, te investeerite endasse ja seda ei saa mitte keegi teilt ära võtta. Ja nüüd Ivan Šapran, meie IT-juht, räägib juba täpsemalt meie nutikatest lahendustest. Ja, tere kõigile, aitäh teha. Minu nimi on Ivan, 2 sõnad iseendast väga kiiresti, kuna mul on ainult 3 minutit. Õppisin, töötasin nii Eestis kui ka välismaal. Mul on 2 kõrgharidust, IT-s 15 aastat, VKG-s peaaegu 4 aastat. Päris põnev ja huvitav ja üritan nii kiiresti kui võimalik teile rääkida. IT vaatenurgas, kus me oleme, kuhu me liigume, miks see on huvitav, miks valida seda teed. Ehk siin on selline keeruline skeem, aga ei ole vaja seda karta, et mõtlesin, et ei hakka pikalt digitaliseerimist teile rääkima, te teate isegi parem kui mina, mida see tähendab, aga oluline on see, et digitaliseerimine mõjutab meid 2 suunaks. Esiteks, vähemalt mina niimoodi grupeerisin iseendale. Digilahendustega on võimalik luua uut väärtust, näiteks kas või käivet kasvatada meie klientidele, partneritele või rahulolu tõsta ja teiseks digilahendustega on võimalik parandada sisemise efektiivsust. Näiteks kui me parandame protsesse ja seeläbi kasvatame kasumlikuks. Aga nagu ma juba mainisin, olen IT-juht ja kui IT vaatenurgast rääkida, siis oluline on targalt kasutada tehnoloogia abil korjatud andmed, sest andmed on meie uus nafta, võib niimoodi öelda. Ehk kui lühidalt, siis mida me teeme tänapäeval? Kogume andmed, need visualiseerime, analüüsime, planeerime, filtreerime, prognoseerime ja aitame äriotsuseid langetada. Siin tõin välja selle kollaaži moodi teile mõned olulised infotehnoloogilised süsteemid, mida me kasutame. Meil on uus ERP äriprotsesside modelleerimise jaoks, 208 tarkvara, DevOps tarkvararendajatele tuttav, siis igasugused maskid, mis visualiseerivad meie tootmist, no ja nii edasi. Ehk viimases slaidis kogusin teile mõned huvitavad digifaktid eelmise aasta kohta. Ehk ei ole saladust, eelmine aasta oli väga mitte standardne aasta, kui võib niimoodi öelda, ühel pool väga pingeline ja teisel pool oli hästi palju väljakutset. Aga ma näen, et minu aeg hakkab vaikselt lõppema. Ütlen kokkuvõtteks, et bakalaureusekraad on kõrghariduse esimene aste ja magistrikraad annab teile võimaluse saada oma erialal kõrgtaseme spetsialistiks, mis on väga oluline. Realiseerida oma potentsiaali ning samas see ka annab võimalust oma teoreetilisi teadmisi praktikas kasutada. Lahendust tööstustegelikke või konkreetse probleeme. Ehk enda vaatenurgas, enda kogemuse võin öelda, et ärge mõelge, minge
väga põnev, huvitav suund ja veel huvitavam ootab teid ees. Ja nagu minu ülikooli juhendaja või mentor omal ajal rääkis, Aavo Ots, mäletan väga hästi, et jõudu, jaksu ja andke tuld. Minu poolt kõik, aitäh! Aitäh, Tea, ja aitäh siis Ivan. Et järgmisena siis Eesti Energia poolt ka, et Taivo Kangilasti on meiega. Nii, tervist, kohe jagan ekraani ka. Nii, muutuste nähtavaks, jah? Väga hea. Nii, räägin teile, miks on hea õppida äri ja IT-d käsikäes. Just nimelt Eesti Energia näite peal. Kui me vaatame tänast Eesti Energia infotehnoloogia osakonda, siis me tegelikult näeme, et meie IT on täna tegelev 5 erinevas suures valdkonnas. Üks on klienditeenused, kus me ehitame ühtset platvormi. Meil on energiakaubandus, kes tegeleb reaalajas energiakauplemisega meie koduturgudel. Ja meil on virtual power plant'i teemad üleval. Me suurenergeetikas, mis puudutab siis põlevkivikaevandust, põlevkivist energia tootmist, jah. Räägime me samamoodi varahaldusest, paindlikust tootmisest ja andmepõhisusest, ehk siis andmete töötlusest, ennetavatest hooldustest. Seal me kasutame pruukida erinevaid algoritme, mis siis toetuvad faktiandmetele, mis on kuskilt maha loetud. Meil on Enefit Green, kes tegeleb siis taastuvenergiaallikatest energia tootmisega, kus me tegeleme ka andmepõhise varahaldusega. Kui me räägime võrguteenustest, siis me püüame oma lahendusi digitaliseerida ja pakkuda digitaalseid lahendusi meie lõppklientidele. Ja selleks, et kõike seda teha, ehk siis need on need valdkonnad, kus me saame tarkvara arendada, on meil vaja ka keskelt vaadata, kuidas me oma andmeid analüüsime. Meil on vaja ühtset arhitektuuri ja platvormi. Me peame mõistma äriprotsesse, kus on kitsaskohad, mida me saame parendada. Kindlasti ei ole vähem oluline infoturve ja küberturve. Ja väga oluline ka see, et meil oleks kaasaegne töökeskkond, kus me siis saame opereerida. Ja kuidas me seda siis teeme, ongi nii, et me oleme täna IT-s jaganud ennast 5 suuremasse ärivaldkonda, et meil on keskteenuste digitaliseerimine, mis annab võimaluse tegeleda kõigi valdkondadega, mis puudutab keskteenuseid alates raamatupidamise ja juhtimisarvestuse lõpetades riskijuhtimise ja siseauditiga. Võrgu digitaliseerimine, klienditeenuste digitaliseerimine, siis on meie energiakauplemine, energia tootmine, plussis on meil ka siin juures kindlasti meie liitusüsteemide haldus, meie laboratoorium, arhitektuuri juhtimine, kus me mõtleme välja uusi lahendusi ja juhime oma kontserni IT-arhitektuuri, arendame tarkvara, hoiame me silma peal meie infoturvel ja riskidel ja haldame oma äriteavet. Ja siis kõik need valdkonnad tegelikult on alati samaväärsena meil laua peal ja inimestel on võimalik siis seal nii ennast arendada kui läbi oma panuse parandada siis ettevõtte võimekust teenuseid pakkuda. Ja milline see pilt meil siis välja näeb? Ehk siis suures pildis, keda me siis täna toetame. Eesti Energias on täna meil 4500 ja natuke peale töötajat. Kokku on meil siis 3000 arvutitöökohta, kes siis igapäevaselt kasutavad ligi 400 ja peale natukene rakendust. Need on meil kaetud erinevate rohkem kui 70 IT-tootega ja neid IT-tooted haldab meil siis 22 IT-toote omanikku. Ehk siis, kui me räägime tootepõhisest maailmas, siis kindlasti on vaja selgeks saada või mõista, et mis see on toode, mis see on rakendus, mis see on arvutitöökoht, mis need võimekused on, kuidas nad äriprotsessi toetavad. Kogu see valdkond on hästi oluline. Inimesed, kes seda teenust püüab pakkuda, enda jaoks läbi mõtestada. Täna on bitis kokku siis meil 260 töötajat. Tegeleme agiilse arendusega. Nüüd oma võimekust kasutame läbi selle, et me teeme erinevaid pilootprojekte läbi, kasutame erinevaid kontseptsioone, näiteks meie elektriautode laadimise teemad.
siis me kaasame praktikante ja praktikaid ja nii-öelda erinevaid siis võtmeressursse ka rahvusvaheliselt ja täna me juba olemegi rahvusvaheliselt, kuna meil töötab väga palju väga mitmetest erinevatest riikidest töötajaid, siis, kes oma teadmistega panustavad meie IT-lahendustesse. Ehk siis selles kontekstis, et mida suurem on teie nii-öelda fookus või huvi, siis kindlasti leiate mingisuguse huvitava valdkonna, kuhu saaksite panustada. Suures pildis oleks kõik. Aitäh sulle, Taivo. Järgmisena räägib meil meie direktor Mare Roosileht siis õppimisest Virumaa kolledžis ja vastuvõtust siia. Palun, Mare. Jah, aitäh. Tere ka minu poolt. Soovin tänada kõiki. Mina olen siis Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor ja ma tahaksin soovida tänada kõiki, kes siin eelpool enne mind rääkisid ja ma võtaksin lühidalt selle kõik kokku ja võib-olla ka natuke täiendavalt räägin ka vastuvõtust. Ükski õppekava Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis ei panda kirja paberi peal ja nii ka just nimelt see äriinfotehnoloogia spetsialiseerumise osa, mida me õpetame Virumaa kolledžis, sai kokku pandud koostöös ettevõtetega ja suuresti ka koostöös nende esimese lennu õppuritega. Ja me kujundame siis seda pidevalt vastavalt vajadusele. Ja õppetöö toimub siis Virumaa kolledžis, seda te näete minu selja taga asuvas hoones ja Virumaa kolledž asub siis Kohtla-Järvel. Aga nüüd mõned olulisemad momendid. Et äriinfotehnoloogia on siis IT-teaduskonna magistriõppekava ja programmijuht on Gunnar Piho, kes siis esimesena meil sõna võttis. Ja sellel õppekaval, nagu sai juba mainitud, ka Gunnari sõnavõtus, on siis 3 peaeriala, ärianalüüsi arhitektuur, infosüsteemide analüüsi arhitektuur ja andmeanalüüs ja arukad süsteemid. Ja siis see 3 peaeriala ja nii nagu tegelikult Gunnar ka ütles, see peaeriala kujuneb välja teie nii-öelda isiklikust õpirajast ja võib-olla ka lõputöö teemast. Aga meie oleme siis Virumaa kolledžis ja koostöös ettevõtetega siiski keskendunud rohkem sellele suunale nagu andmeanalüüs ja arukad süsteemid. Õppekeel on meil eesti keel ja vastavalt õppejõule võib olla ka inglise keeles. Ja kui me räägime õppevormist, siis kui see käis ka juba läbi, ka Karle seda rõhutas, et kui Tallinnas on siis päevaõppe, siis Kohtla-Järvel on siis sessioonõppe ehk õppetöö toimub siis reede kuni pühapäevani 2 korda kuus ja õppeaeg on siis 2 aastat. Kui nüüd rääkida konkursi või sisseastumistingimustest, siis peab olema omandatud sisseastumise eelduseks on siis kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või siis sellele lähedasel erialal. Ja kandideerimise nõuded on siis kaalutud keskmine hinne vähemalt siis 3, lõputöö hinne vähemalt 3. Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, siis on võimalik taotleda vastuvõttu siis lähtudes omades vähemalt 3-aastast erialast töökogemust. Ja sel juhul tuleb saata siis motivatsioonikiri ja CV. Ja võimalik maksimaalne konkursipunktide arv on 10 ja kui koondtulemus on vähemalt 6, siis olete lävendipõhiselt sisse saanud. Vastuvõtt on juba alanud. Alates 1. jaanuarist on vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikoolis ja vastuvõtt lõpeb 6. juulil kell 12.00 päeval. See on väga oluline fakt. Nii et kuni 6. juulini on võimalik siis dokumente esitada. Aga minu soovitus on, et kui teile see valdkond pakub huvi, siis mida varem te oma dokumendid esitate ja kinnituse saate, sest avalduste esitamine ja ka kinnitamine käib jooksvalt, seda parem, seda suurem kindlus on teil minna suvele vastu. On võimalik dokumente ja see avalduste esitamine käib siis läbi infosüsteemi SAIS,
aga on võimalik dokumente tuua ka koha peale, kas Tallinnasse või Kohtla-Järvele ja see toimub siis perioodil 28. juuni kuni 6. juuli. Jälle toonitan, et kuni kell 12.00 päeval on võimalik siis koha peal dokumente tuua. Olgu siis need põhjused, mis iganes, kas teil ei ole võimalik seda saisi kasutada või on teil soovite veel täpsustavaid küsimusi või on vaja tuua täiendavaid materjale, igal juhul võib ka koha peale tulla. Esitada saab siis 2 avaldust, see on üldised sisseastumisnõuded 2 erialale ja kui te avaldust esitate, siis te saate valida õppekoormuse. Õppekoormus on meil siis 2 sorti koormus, on täiskoormus, kus toimub siis tasuta õpe, juhul kui te igal semestril kogute 30 ainepunkti. Üks õppeaine on keskelt läbi 6 ainepunkti, nii et 5 õppeainet semestris. Küll aga tahan toonitada, et kes on siis viimase 6 aasta jooksul õppinud magistriõppes vähemalt aasta, siis nemad ei saa kandideerida tasuta õppesse, aga saab õppida ikkagi läbi avatud ülikooli. Ja teine õppevorm on siis osakoormus, seal toimub siis õppimine tasu eest, aga siiski nõue on ka, et vähemalt 15 ainepunkti semestris tuleb ikkagi koguda. Ja veel kord siis õppima tuleku kinnitamine, et kui te olete dokumendid esitanud, avalduse esitanud, siis on veel üks viimane moment, kui te olete saanud teate, et teid võetakse vastu, siis te peate omakorda veel kinnitama, et tulete õppima. Ja see tähtaeg on siis 15. juuli. Peale seda on siis vastuvõtt lukus. Tegelikult Gunnar rääkis kõik selle jutu ära, mis siin praegu skeemis on, aga lihtsalt ma arvan, et paljudele on võib-olla hea, kui neil on see silmees. Et tõesti äriinfotehnoloogia magistrikava on väga eriline õppekava üldse, vähemalt Tallinna Tehnikaülikooli mõistes, just nimelt selles suhtes, et siin on väga palju võimalik õppuril ise valida seda õpirada ja seda valdkonda ja saada just nimelt sellised teadmised, nagu ta soovib saada. Et juttu oli siis erinevatest moodulitest ja siin siis on näha, ma olen ka välja toonud, et näiteks matemaatikas tuleb valida teil 2 õppeainet, samal ajal valikaineid, ma ekstra, see on nüüd värske info, lugesin õppekavad üle, on 12 erinevat valikainet ja nendest te peate valima siis 2, et täita matemaatika moodul. Ja siis nagu Gunnar ka rääkis, on siis ettevõtlusmoodul, infotehnoloogia juhtimise moodul, jällegi siin on siis vastavalt 16 erinevat valikainet, teie peate neist valima 2 või siis infotehnoloogia juhtimises 14 erinevat ainet ja saate valida 2. Ja peaeriala õppeained jagunevad siis selliselt, et 2 kohustuslikku ainet, need on siis magistriseminar 1 ja magistriseminar 2. Ja lisaks on teil võimalik siis peaeriala 21 erinevast valikainest valida veel 4 õppeainet. Ja rõhutan siis seda võimalust, et te võite tegelikult, see on minu meelest nüüd selles uues õppekava versioonis, need 4 valikainet läbida siis koha peal ja on sellised õppeainete loetelus nagu töökohapõhine projekt 1, töökohapõhine projekt 2, 3 ja 4. Lisaks saate te tegelikult ka olemasolevaid aineid läbida töökohal. Kui teil on olemas siis vastav juhendaja ettevõttes, te saate lahendada ettevõtte ees seisvat konkreetset probleemi, kaasates siis kogu ülikooli kompetentsi. Ja juttu oli ka vabaõppemoodulist, mis siis koosneb 30 ainepunktist ja siin te võite siis erinevatest moodulitest ja ka erinevatest õppekavadest ja ka erinevatest ülikoolidest ja ka välisülikoolidest, nagu Gunnar rääkis, siis kujundada omal selle mooduli. Ja lõputöö koosneb siis 18 ainepunkti ja see kujutab endast siis konkreetset uurimisobjekti. Ja siin on siis sõnastatud koostöös ettevõtetega eesmärgid, missugused on need andmeinsenerid või need spetsialistid, kes siis võiksid sellest spetsialiseerumisest andmeanalüüsi arukad süsteemid välja tuua. Et siin me töötame andmebaasidega, töötame suurte andmemahtudega, juttu oli masinõppest, erinevatest arukatest juhtimissüsteemidest
Saate õppekava jooksul ka juhtimis- ja meeskonnatööoskusi arendada. Lahendate ettevõttes esinevaid praktilisi probleeme. Saate pakkuda välja põnevaid innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi ja karjääri suhtes on kindlasti see üks perspektiivikavaid valdkondi. Ehk siis peale mõnda aastat töökogemust ettevõttes on kindlasti võimalik juba saada kas juhiks või tippspetsialistiks omas valdkonnas. Oleme koostanud nüüd selle meie peaeriala andmeanalüüsi arukad süsteemid ka sellise nii-öelda valdkonna või teemakaardi, et näidata, mis on siis need olulisemad suunad, mida õppides Kohtla-Järvel, mida meie saame pakkuda. Et ma veel kord toonitan, et tegelikult õppuril on erakordne võimalus valida ja kujundada oma isiklik õpirada, aga siin me oleme välja toonud just nimelt need valdkonnad, mida meie siis soovitame õppida. Need on siis andmeanalüüs ja modelleerimine, masinõppe ja andmekaeve, targad süsteemid, side ja turvalisus ja siis muidugi ka ettevõtlusained ja magistritöö kirjutamist ja koostamist toetavad ained. No ja välja toodud veel eraldi siis see isiklik õpirada ehk siis iga üliõpilane saab siis kavandada oma nii-öelda õppekava, isikliku õppekava lähtuvalt siis kas siis ettevõtte vajadustest, isiklikest eesmärkidest ja suundadest. Olen välja toonud nüüd need õppeained, mida Kohtla-Järvel meie pakume ja kus me siis saame, mille me oleme siis ühiselt kokku pannud ja kus me siis õppetöö toimub Kohtla-Järvel nendes ainetes. Meil on olemas omad kompetentsid, me kaasame muidugi ülikooli kompetentsi, kaasame ettevõtete kompetentsi. Need on siis nii-öelda soovituslikud õppeained, mida saab läbida Kohtla-Järvel moodulite kaupa. Ja nii nagu varem ka oli räägitud, et valida tuleb siis nendest 2, aga valik on siis tunduvalt laiem. Ja need on ka tegelikult õppeained, mis suures osas praktiliselt kõik me oleme ka pakkunud nüüd meie 2 vastuvõtu üliõpilastele. Ja me oleme nad läbi töötanud ja see näitab, et need õppeained sobivad ja isegi antud juhul, kui meil on 8 üliõpilast, 1 neist on akadeemilisel, 7 praegu lõpetavad, et ka nendel oli võimalus rajada oma õpirada. Ehk siis tegelikult nendest valikainetest igaüks sai valida siis just nimelt sellise suuna, mida tema tööl või siis antud ettevõttes oli vaja rakendada. Ja et oleks veel paremini silme ees, siis see on ainult üks variant, kuidas võiks siis ained olla jaotatud siis semestrite lõikes, aga siin võib, nii nagu Karle siin ka ütles, et ei jääks mulje, et meil ongi selline paras segadus, et siis tõepoolest, kuna huvi erinevate andmekaevandamise ja masinõppe suhtes oli nii suur, siis esimene vastuvõtt läks meil tõesti nii, et väga palju väga tõsiseid ja suhteliselt kattuvaid aineid oli meil siis esimesel semestril, aga nüüd oleme me nad mõistlikult juba semestrite lõikes ära jaganud. Üks aine täiendab teist, nii et õpime ja muudame seda sellist nii-öelda tüüpõpingukava, aga jällegi toonitan, igaüks saab selle tüüpõpingukava siis vastavalt oma soovidele kujundada. Ja siin olen ka Tärniga veel kord välja toonud, et nende erinevate ainete asemel, välja arvatud siis magistriseminar 1 ja magistriseminar 2, mis meil on kohustuslikud, on võimalik siis ka töökohapõhist õpet. Ja olen välja toonud ka läbi aastate siis erinevad küsimused, mis meil on esitatud, et pärast siis saate te ka veel täiendavalt küsida, aga võib-olla siis ennetavalt. Et mis siis saab, kui ei ole siis omandatud IT-valdkonnas eelnevat haridust? Kui nüüd tõesti ei ole omandatud haridust ja ei ole ka töötatud selles valdkonnas, aga huvi äriinfotehnoloogia õppekava vastu on suur, siis tegelikult me pakume ühte sellist moodulit, ma lõpus näitan ka, ta koosneb üldjuhul 3–4 õppeainest, mis siis, kui teil on võimalus see moodul läbida õppima asumisel eelneval aastal,
Ja kui te olete selle mooduli edukalt läbinud, siis see on ka eelduseks teil IT-magistrisse astumiseks. Õppetöö toimub, nagu juba eelpool oli öeldud, siis eesti või inglise keeles. Küll aga tulevad õppejõud vastu selles mõttes, et kui teil on mugavam ja kui õppejõud on nõus siis vastata või esitada töid näiteks vene keeles, siis see on ka täiesti mõeldav. Küll aga Virumaa kolledž pakub täiendavat eesti keele õpet neile, kes siis ei tunne ennast eesti keeles väga vabalt. Ja seda eesti keelt me pakume ka juba eelnevalt enne sisseastumist. On olnud küsimus, et kas õppekavas on praktikat ja kuidas seda arvestatakse ja siin veel kord toonitan, et siis töökohapõhine projekt 1, 2, 3, 4 on see võimalus, aga on võimalik ka siis erinevaid õppeaineid läbida ettevõttes. Ja see on ka vastus 4. küsimusele. Ja õppeainete läbimiseks ettevõttes on siis eeldus, et seal on olemas teil spetsialist, kes on valmis siis oma õppuritele teadmisi ja kogemusi jagama. Taivo näiteks on meil üks selline spetsialist, kes tegelikult töötab nagu ettevõttes ja töötab ka natuke ülikoolis ja tema siis viib ka siis näiteks Eesti Energia üks õppur ja üks magistrant siis läbib tema juures töökohapõhist õpet. Ja missugused on nõuded juhendajale? Ta peab olema siis eelkõige, tal peab olema muidugi magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus, aga ta peab olema siis selline valdkonda tundev spetsialist, kes siis juhendab ja annab siis nõu selle sisulise poole pealt magistritöö kirjutamisel. Mis peab siis magistritöö tulemusel valmima? Võib olla nii uuringuaruanne või siis ettevõttel töötav rakendus, aga see rakendus eeldab siis mingit korrektset aruannet ja analüüsi. Ja seda kõike me siis räägime sellistes ainetes nagu magistriseminar 1 ja 2. On olnud ka küsimus, et kui õppetöö toimub Kohtla-Järvel, kas siis toimub õppetöö ka Tallinnas. Nii nagu ma eelnevatel slaididel näitasin, et need õppeained, mis me pakume välja Kohtla-Järvel, need õppetöö toimub Kohtla-Järvel nendes ainetes. Kui te valite mõne teise õppeaine sellest õppekavast, mis on täiesti võimalik ja soovitatav, siis toimub see õppetöö üldjuhul Tallinnas. Küll aga see viimane aasta on meile näidanud, et väga edukalt nii õppejõud kui õppurid suudavad kasutada ja mõned isegi armastavad kasutada erinevaid videoloenguid ja e-kursuseid. Nii et kokkuleppel õppejõuga on võimalik seda siis igal juhul ka distantsilt sooritada. Üldjuhul toimub siis õppetöö nendes ainetes, mis ma ennem näitasin siis Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Veel kord räägin üle, et õppetöö toimub reedest pühapäevani 2 korda kuus. Ja ka meie pakume võimalust siis, kas siis me salvestame loengud, on võimalik neid järele vaadata. Meil on kõikidel kursustel olemas Moodle'i tugi, aga siis valikainete puhul tuleb siis õppejõuga jällegi kokku leppida. Eksamid ja arvestused, kus toimuvad, need sõltuvad siis konkreetselt, kus on see aine valitud. Kui on kolledži aine või ettevõtte aine, siis toimuvad eksamid ja arvestused siis Virumaa kolledžis ja kui on siis IT-teaduskonna poolt valitud aine või pakutav aine, siis teadmiste kontroll toimub samuti Tallinnas. Ja magistritöö kaitsmine meil nüüd, nii nagu ka Gunnar Piho ütles, esmakordselt siis on ka lõpetajad. Ja kaitsmine toimub siis üldistel alustel ja üldistel tingimustel koos teiste selle õppekava lõpetajatega siis Tallinnas. Ja lõpetuseks siis ka mõned õppeained, mida me oleme vaadanud, missugused teadmised võib-olla jäävad puudu nendel, kes ei ole siis IT-õppekava varasemalt lõpetanud. Et pakume siis nii sügisel kui kevadel sellisest 3 ainest koosnevaid blokke, et see sügise ained, programmeerimine ja andmebaasid on neile, kes tunnevad selles valdkonnas ennast nõrgalt, küll aga kevadised ained, andmeanalüüs, programmeerimine, algoritmid ja andmestruktuurid on siis kohustuslikud nendele, kes ei ole varasemalt IT-õppekava lõpetanud. Nii, aga minu poolt aitäh. Ja ma sellega ka lõpetan. Tänan kuulamast. Aitäh Marele. Infot on meil nüüd olnud piisavalt, et nüüd on meil siin 11 kuulajat huvilist siis magistriprogrammi osas
et nii kaua, kuni te mõtlete oma küsimusi välja, on teil ainulaadne võimalus tegelikult korraks nüüd sisse kiigata Virumaa kolledžisse, vaadata, kuidas üliõpilased siin õpivad. Tervist! Mina olen TalTech Virumaa ettevõtlusjuht Mihkel ja räägin teile täna lähemalt Virumaa kolledžist. Virumaa TalTechi campus on kultuuriväärtusega hoonetest koosnev kompaktne ala. Meil on auditooriumite ja klassiruumidega peahoone, laborikorpus praktikumide läbiviimiseks, teaduslabor ettevõtete teenuste ja teadustööde läbiviimiseks ja Virumaa hostel, mis toimib ka meie ühiselamuna. Meil kolledžis on palju suuri infoekraane, kus jookseb kõik vajalik info, aga praegu annan selle kaudu sõna meie ülikooli rektorile. Tere! Ida-Virumaal luuakse lähitulevikus palju uusi ettevõtteid, kes vajavad nutikaid töötajaid. Suureneb vajadus spetsialistide järele, kes oskavad automaatsete juhtimissüsteemide haldamist ja seadistamist, andmeanalüüsi ja tõlgendamist, roboti seadistamist ning automaatseadmete ja robotite käitamist. Samuti vajab Ida-Virumaa materjalitehnoloogiat ja kõrgtehnoloogilisi seadmeid tundvaid töötajaid. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis saab õppida just neid erialasid, mille lõpetajaid Ida-Virumaa tulevikus vajab. Meil on oodatud kõrgharidust omandama nii noored kui täiskasvanud. Ole sina üks Ida-Virumaa tuleviku kavandajast. Olen nüüd meie ühiselamus, mis on ainult 30 sekundi kaugusel koolist ja siin vaatame, kuidas meie tudengid elavad. No nii, nagu näha. Tšau! Siis siin on meil 2 usinat üliõpilast, 2 lauda, 2 tooli ja kõike muud 2, nagu ikka toas, aga siin on veel tube. Köögiruumis ikka, 1 pliidiraud per naase ja loomulikult siis külmkapp, kus sees on kindlasti 2 komplekti toitu. Või siis midagi muud. Nagu väikelinnal kohale ei ole ka Kohtla-Järvel sportimisvõimalused kuigi kaugel. Siinpool näete jalgpallivõimalusi ning seal taamal on ka park, kus on mõnus joosta pikemaid ja lühemaid tiire. Ja sealpool on uhiuus spordikompleks, mis on varsti avatud ja mina hakkan siin igal hommikul ujumas ja jõusaalis käima. Einestamise versioone on siin ümberringi mitmeid. Siin on kohvikud, poed ja meie enda kohvik loomulikult ka. Samuti saab siit kohvi väga hõlpsasti mitmelt poolt. Aga mina armastan endal teha kodus tervisliku toidu ja selle siin kaasa võtta ja siin on mitu kohta, kus seda soojaks teha. On lõunapausiks ja selle ajal jõuavad kõik ära käia oma lemmiktoidukohas ja ka lõuna ära süüa. Aga tagasi asja juurde. Meil on 3 rakenduskõrghariduse valdkonda ja vaatame, mida räägivad neist erialadest meie tudengid. Tere, minu nimi on Kallis, õpin Virumaa kolledžis keemiatehnoloogiat. Tegelikult olen pärit Võrust. Mulle meeldib meie kolledži juures see, et siin saab teha palju praktikume ja laboritöid. Lisaks on mul võimalus minna Erasmusega välismaale õppima. Juba sel suvel lähen Rootsi praktikale. Tere kõikidele! Minu nimi on Georgi Kallis ja ma olen Virumaa kolledži tudeng. Minu eriala on masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. Miks on vaja sisse astuda meie kolledžisse? Esiteks, et meil on väga põnev ja kaasakiskuv tudengielu. Te võite osaleda üliõpilase esinduses, erinevates projektides, meil on olemas robolahing ja nii edasi. Ja muidugi meil on väga head õppejõud ja nad on abivalmid. Tere, mina olen Maksim Dmitrijev, õpin Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis, telemaatika arvutisüsteemid automaatika erialas. Kolledžis õppisin programmeerimise ja automaatika seotud programmid ja praegu sooritan praktikat Viru RMT automaatika osakonnas. Siin mulle väga meeldib, et sain endale programmeerimise ja visualiseerimise töökogemus. Eriti tublid õppurid õpivad ja töötavad samaaegselt ja seda teevad nad enamasti just kaugõppes. Nagu mina, esialgselt õppisin ma päevaõppes IT, aga siis leidsin töö ja soov oli oma õpingud lõpetada.
Seega Virumaa kolledžis sain ma need 2 asja ühildada. Nädala sees teen ma tööd, nädalavahetusel õppetööd ja tema teeb hetkel kodutööd. Ettevõtjatel on meie tudengite vastu suur huvi. Nad tahavad meie tudengeid nii praktikale kui ka tööle. Tere! Mina olen Ando Sutter, ma olen Eesti Energia juht alates 2014. aastast. Olen Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud mehaanikainsener ja haridust toetan ma veel läbi Tööandjate Keskliidu, kus ma juhin hariduse töörühma. Eesti Energia on rahvusvaheline ettevõte, me töötame peale Eesti veel Lätis, Leedus, Soomes, Poolas ja pakume energiateenuseid. Pakume sellist energiateenuseid, mis oleks meie klientidele mugavad ja kasulikud ja lisaks vähendame me iga päevaga oma energiatootmise keskkonna jalajälge ja niimoodi on meil kõigil, kes Eesti Energias töötavad, võimalus muuta maailma paremaks. See tähendab seda, et meil on vaja tarku, sihikindlaid, töökaid, leidlikke inimesi ja just selliseid inimesi oleme me Ida-Virumaal saanud koostöös Ida-Virumaa kolledžiga. Näiteks Enefit Poweris ehk meie ettevõttes, mis tegeleb elektri ja õli tootmisega, ka põlevkivi kaevandamisega, töötab ligikaudu 120 inimest, kes on lõpetanud Ida-Virumaa kolledži või selle eelkäija Virumaa kõrgkooli. Kolmandik Enefit Poweri insener-tehnilisest personalist on õppinud Virumaa kolledžis. Enefit Solutions, kes on meie varahalduse ettevõte, ka seal töötab ligi 60 Ida-Virumaa kolledži kasvandikku ehk 40% ettevõtte insener-tehnilisest personalist. Samuti leiavad tudengid järjest rohkem tee meie ettevõtetesse, et saada oma esimene päris töökogemus ja nii tunnistati Eesti Energia eelmisel aastal just Ida-Virumaa regioonis parimaks praktikakohaks. Seda traditsiooni tahame me kindlasti jätkata ja tervitame kõiki siis tulevasi meie töötajaid, tänaseid õppureid praktikale, et oma esimest töökogemust saada. Tänud ettevõtjad ja tööandjad, aga mida arvavad asjast meie enda lõpetajad? Tere, minu nimi on Andrei ja ma töötan Hansas tehnoloogina. Mulle meeldib masinaehituse suunamine ja kõik, mis seotud metalliga. Töötav luksõpina ja pärast tööde juhatajana mulle tuli mõte, et edasi minna on vaja rohkem teadmisi. Sellel põhjusel ma läks TTÜ Virumaa kolledžis uue teadmisi leidma. Mulle meeldib osaleda seeria tootmis mõjutada protsessis, andma nõu ja lahendada erinevaid olukorrad. Minu nimi on Aleksei. Töötasin ettevõttes Strelina laser, plasma, punchi, pingi programmeerijana, aga tahtsin teada rohkem ettevõtte struktuurist, tootmise tehnoloogiast. Selle jaoks lõpetasin Virumaa kolledži. Praegu ma töötan tehnoloogiana ja võin väita, et tehnoloogia on kunst, kus sa pead žongleerima, kombineerima kvaliteediga, hinnaga, ajaga. Olen Ksenia. Valisin keemiatehnoloogia eriala, kuna antud maailm tundus mulle huvitav ja tuleviku väljavaated laiad ja mitmekesised. Oma esimese eriala praktika läbisin Viru keemiagrupis. Siia ma jäingi. Paralleelse tööga jätkasin õpinguid kütuste ja keemia magistriõppes. Olen veendunud, et saadud teadmised kolledžis andsid olulise tõuke karjääri tegemisel kontserdis. Nüüdsest olen jõudnud VKG ohutuse ja kvaliteedijuhi ametini. Astu ka sina Virumaa kolledži ridadesse ja kes teab, võib-olla oled minu tulevane kolleeg. Nagu e-riigile kohale, siis saad Saisis esitada oma avalduse näiteks laptopist kohe. Või siis nutikale tänapäevasele inimesele kohaselt võid seda teha ka nutitelefonist. Astuge aga sisse! Tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et meie videotuur oli inspireeriv.
Ja nüüd on siis kõikidel kuulajatel võimalus esitada küsimusi, et kes otse ei julge küsida, siis võib seda ka chati kaudu teha, et siis jälgime ja saame teile kohe vastata. Et olge julged.